God morgon. Dagens gudstjänst kommer från Jakobs kyrka vid Kungsträdgården i Stockholm. Det är en estnisk gudstjänst som kommer att textas på svenska. När flyktingarna började anlända från Baltikum till Sverige 1944 grundades i Stockholm en luthersk församling som 1971 blev till Estniska exilkyrkans domkyrkoförsamling. Och gudstjänster firas här i Jakobs kyrka varje söndag. I gudstjänsten idag predikar biskop Carl Raudsep från Kanada. Altartjänsten förrättas av präster från USA, England och Sverige. Domkyrkokören sjunger med Juri Reid som dirigent. Solist Koido Wentzer. Organist är Mark Falsjö.
nõnda ütleb Issand. Tänage rahvad meie Jumalat, kostku valjusti tema kiitus. Tema paneb elama meie hinge ega lase meie jalga kõikuda. Jumal saatku teie sees korda seda, mis on tema meelt mööda Jeesuse Kristuse läbi. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Jumal, ole mulle armuline oma heldust müüda. Kustuta minu üleastumised oma halastust müüda. Pese mind minu süüteos ja puhasta mind minu patus. Loo mulle, Jumal, puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võtta minult ära oma püha vaimu. Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest ja heameeleline vaim toetagu mind. Aamen. Au olgu Jumalalle kõrges. Issand Jumal taevane Isa, meie palume sind, juhata ja valitse meid oma püha vaimu läbi, et kõigest südamest sinu sõna kuuleme ja vastu võtame ja seeläbi pühitsetud saame. Jeesuse Kristuse, sinu Poja peale kõik oma lootuse paneme, oma elu sinu sõna järele parandame, kõige pahanduse eest hoiame ja igavesti õndsaks saame. Selle sama sinu Poja, Jeesuse Kristuse, meie Issanda
läbi. Kristuse kogudus, kuule Jumala sõna, mida apostel Paulus kirjutab teises kirjas korintlastele 4. peatükis alates 7. salmist. Aga meil on see aare saaviriistades, et üliväga suur vägi oleks Jumala poolt ja mitte meil. Meid rõhutakse kõike pidi, kuid ei suruta maha. Me oleme nõutumad, aga meie ei heida meelt. Me oleme tagakiusatud, aga me ei ole hüljatud. Me oleme maha vajutatud, aga meie ei hukku. Me kanname alati enestega Issanda Jeesuse surma oma ihus, et ka Jeesuse elu meie ihus tuleks ilmsiks. Sest meid, kes meie elame, antakse alatasa surma Issanda Jeesuse pärast, et ka Jeesuse elu meie surelikus lihas saaks avalikuks. Nõnda siis on surm vägev meie sees, aga elu teie sees. Aamen. Alleluia, tunnistagem nüüd ühel meelel Jumala ees oma püha risti usku üheskoos südames nõnda üteldes. Me usume Jumalasse, Isasse, kõikväelisse taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, Jumala ainusündinud pojasse, meie Issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale toodud neitsist Maarjast, kannatanud Pontiuse Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud põrgu hauda. 3. päeval jälle üles tõusnud surnuist, üles läinud taevasse, istub Jumala oma kõikväelise Isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Me usume pühasse vaimusse, ühtpüha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, liha üles tõusmist ja igavest elu.
Jumala Isa arm, Jeesuse Kristuse armastus ja püha vaimu osasaamine olgu ja jäägu meile kõikidele. Aamen. Tänase jutluse sõna loeme Johannese evangeeliumi 10. peatükist 23. kuni 25. salmini nõnda. Jeesus kõndis pühakojas Saalomoni võlvitud hoones. Siis juudid asusid ta ümber ja ütlesid temale: kaua sa pead meie hinge kahe vahel? Oled sa Kristus, siis ütle meile seda. Jeesus kostis neile: ma olen teile juba ütelnud, aga teie ei usu mitte. Teod, mida mina teen oma Isa nimel, need tunnistavad minust. Aamen. Loetud sõnade kohaselt Jeesus on pühas kojas. Ta tuli sinna ikka, kus linnas või maal ta iial rändas. Hingamispäeval ta läks alati Jumala kotta ja see on meilegi hea eeskuju, mida meiegi peaksime tegema. Inimene on loodud nõnda, et tal on 3 seadust täita. Esimene on füüsiline seadus. Inimene peab iga päev sööma, jooma, töötama ja puhkama ja seda õieti. Inimese ihu vajab seda. Teine seadus on spirituaalne. Inimese vaimul on 7-päevane tagavaratank, siis tuleb teda uuesti laadida, sest ta on läinud tühjaks. Inimese vaim kasvab igapäevastes palvetes hea poole, aga koguduse jumalateenistusel ta laetakse igal pühapäeval uuesti armastuse osaduses Jumala vaimuga. 3. seadus inimeselt täita on moraalne seadus. Inimesel tuleb pidada Jumala 10 käsku. Ta võib neid hüljata ja neid kõrvale jätta, aga ta käib siis ise alla. Nendest 3 seadusest praegune aeg austab väga esimest seadust. Ta sööb, joob, suvitab, puhkab ja kosutab oma ihu. Aga 2 viimast kaasaegne inimene ei oska hinnata ja ta ise ning praegune ühiskond kannatab selle all. Rikki läinud inimesi on külluses igal pool. Jeesus Kristus annab meile eeskuju. Ta elab nende seaduste sees ja täidab kõike 3. Ei ole raske loogiliselt leida, et meie elu saab täie väärtuse alles siis, kui meiegi neid kõiki 3 seadust täidame. Kuid pühakojas on ka lõhki kistud inimeste hinged. Nad tulevad sinna, sest nad otsivad oma viletsuses abi. Seal nad kogunesid Jeesuse ümber ja lausa purskasid välja oma valu tänases loetud sõnas. Nad ütlesid, meie hing on 2 vahel. Meil ei ole tasakaalu. Ütle sina, Jeesus, kas sina oled selliste haigete arst? Kas sa oled Jeesus Kristus, kes halastab ja kes aitab? Sama küsimuse esitas ristija Johannes vanglast oma õpilaste kaudu Jeesusele. Jeesuse vastus mõlemaile oli sama ja üks. Vastus on selge, ta on Kristus. Johannes uskus seda, juudid ei uskunud,
vahe seisis selles. Kui inimhinges negatiivsed jõud võitlevad positiivsete jõududega, siis tuleb neid mõlemaid teadlikult juhtida kokku. Elektrijõud tekib alles siis, kui positiivne ja negatiivne laeng ühendatakse. Jumal oma armus ühendab meie hinges hea ja kurja ja ta annab need juhtmed, mida mööda voolab laeng head tehes. Paulus ühendas oma negatiivse ja positiivse omas hinges järgmiste sõnadega. Issand, mina usun, aita minu uskumatut südant. Jeesus vastas väga selgete sõnadega, et ta on juutidele öelnud, et ta on Kristus. Taevas ei ole kahesuguseid kõnelusi. Ei ole seal meelemuutust ega seisukohtade ümberhindamist. Jumala juures ei ole praberikorvi ega prügikasti. Seal ei visata midagi ära, sest seal valitseb tõde. Üks ja sama, selge ja kindel, hea ja ilus. Seal ei vahetata veendeid, seal kuulutatakse neid. Jumal ütleb, et ta armastab inimest, igasugust inimest, ka viletsat ja kurja, ka sind ja mind. Aga ta vihkab inimese halba sõna ja halba tegu. Ta närust iseloomu vihkab Jumal. Jumal tahab inimesele ainult head ja ta tahab teda peasta kurjas. Takistuseks selle teostamisel on inimese uskumatu meel. Ma olen teile öelnud, ütles Jeesus tänases sõnas, aga teie ei usu. Teie vaidlete, teie arvustate ja õiendate Jumalaga. Teie tahate temaga võidelda, aga ise te ei märka, et te käed on selleks lühikesed. Te olete alati kaotajad. Õppige seda tundma, see ei ole teile raske, sest minu teod tunnistavad ju seda, et ma teid armastan. Milleks siis te nurisete, kahtlete, vaidlete ja katsute võidelda? Põhja-Ameerika lõunaosas on suured maa-alad soised. Need on kahel pool suure Mississippi jõe suudmes ja kaldaid. Ja need inimesed, kes elavad seal, on eraldatud teistest. Nad elavad ka erinevate eluviisidega Louisiana ja Mississippi riikides. Nad armastavad ikka kurta, et nad on maailmast ära lõigatud ja nad ei saa edasi jõuda. Üks noor koguduse õpetaja nendel maa-aladel, kellele mõned tema koguduses jälle tulevad kurtma, et siin selle Aru jõekese kaldal me elame ja meie noortel pole võimalik edasi jõuda. See noor õpetaja lahendas küsimuse väga lihtsalt. Ta vastas kurtjatele, et see teie jõekene viib ju suurde jõkke. Suur Mississippi voolab Meksiko lahte ja siis on mõlemad ookeanid Meksiko lahega ühenduses ja teile vabad ja lahti, sellega koguma ilm. Ehitage omale paat, see peab teil endal olema. Ja sõutke välja siit, tee on ju avar, avatud ja lahti. Suur ja lai on maa ilm ja kõigi võimalustega on ta teile avatud. Aga paat peab teil endal olema, peab ise ehitama ja ise tegutsema. Ta kogudus kuulas ja ütles, seda ei ole meile keegi varem rääkinud. Nii lihtsalt ei ole keegi meile juhatusi andnud. Aga tõde on lihtne. See paat meie vaimlises elus on meie usk.
tema viib meid Jumala juurde Jeesuse Kristuse juhatusel. Aga sinu ülesanne on kasvatada oma usku Jeesusesse, kui sa tahad elada väärtuslikult ja olla õnnelik inimene. Kasuta sinule antud aega ja tee seda. Usuteaduse instituut, kelle teise kursuse avamise jumalateenistusel meie praegu kõik oleme koos, on sellise paadi ehitamise asutis. Ta jagab usku ja juhatab teed. Ta õpetab ja innustab, et sa oleksid hea ehitaja ja Issanda ustav tunnistaja. Olgu Issand selle töö ja tema tegijatega. Olgu Issand sinuga su heal teel. Aamen. Aga Jumala rahu, mis ülem on kui kõik meie meel ja mõistus, see hoidku ja kinnitagu meid nüüd ja meie igaveseks eluks. Aamen.
palvetagem. Kõigeväeline igavene Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, meie kiidame sind südamest, et sa oma kõrgesti kiidetud pojale, meie Issandale ja õnnistegijale, käsuõpetuse, prohvetite ja apostlite läbi oled teed valmistanud. Me palume sind, anna, et sinu sõna meie südameis elavaks saaks ja vägevõttaks ning me õieti meelt parandaksime ja temasse usuksime, kes meile on saanud tarkuseks ja õiguseks, pühitsuseks ja lunastuseks. Kinnita ja hoia meid maailma ja meie oma südame kiusatustes, et me ei oleks pilliroo sarnased, mis ajavaimust kõigutatakse, vaid et me kindla ja julge meelega sinu sõnasse jääksime. Aita ja õnnista meie oma kirikut kogu maailmas ja iseäranis seal, kus teda taga kiusatakse. Anna risti rahvale igal pool ustavaid karjaseid ja õpetajaid, kes juhatavad rahvaid Jumala talle poole, kes maailma patud kannab. Õnnista meie kiriku usuteadusliku instituudi tööd, et meiegi rahvast võiks õndsaks tegevast armust põlvest põlve osa saada. Lase oma valgus kogu maailma paista, et ka need, kes on rõhutud ja alla surutud, seda näeksid, igatsema hakkaksid ja sinu poole pöörduksid. Vala oma armu rohkesti välja siinse maarahva peale, kuningakoja, valitsuse ja kaastööliste peale, kes seisavad rahva teenistuses. Viimaks, kui meie aeg täis saab, siis anna meile Issand Jeesus, et me pärast surma ja hauda, kiites ja hõisates sinu igavesse taevasse läheme, kus sina Isaga ja Püha Vaimuga elad ja valitsed igavesti. Jeesuse nimel palume meie. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu taevas, nõnda ka maa peal. Igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nõnda kui meie andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Varjupaigaks on iidne Jumal, kes sirutab välja oma igavesed käsivarred. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Aamen.